Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus, keda peetakse üheks oma ala tippspetsialistiks, vallandati päevapealt. Haigla ravijuhi ja juhatuse liikme sõnul oli tema eksimus lihtsalt nii ränk, et see ei võimaldunud töösuhet jätkata. Piret Veerus on Lääne-Tallinna Keskhaiglas töötanud üle 30 aasta, neist viimased 10 naistekliiniku juhina. Ta on aastakümneid panustanud Eesti naiste tervise ja sünnitusabi arendamisesse. Eile, kui Veerus sai ootamatult kutse juhatuse jutule, arvas ta, et arutatakse variante, kuidas edaspidi kliinikus tööd jätkata, kui kliiniku raseduskeskuse juht ametist lahkub. Kohtumise tegelikuks sisuks ta valmis ei olnud. Ma olen hämmingus, et ilma ühegi varasema hoiatuseta, ilma ühegi lisaselgituseta teatati mulle töölepingu erakorralisest lõpetamisest. Ma olen äärmiselt suures šokis ja ei ole jõudnud ennast veel pärast eilset juhatuse ootamatut käitumist minuga üldse koguda. Rikkumine oli meie hinnangul nii tõsine, et usalduse kaotuse tõttu ei olnud võimalik koostööd jätkata. Et patsiendi ohutuse vastu eksida ei ole lubatud. Patsiendi ohutuse süsteemist kõrvale kalduda, rikkudes seadust, rikkudes haigla sisekorda ja rikkudes arstieetikat. Need ei ole lubatud tegevused. Haigla juhatuse peamine etteheide on täna see, et Veerus jättis registreerimata ravijuhtumi, mis ei kulgenud plaanipäraselt. Volke sõnul nõuab aga seadus, et kõik keerulisemad juhtumid registreeritakse, et juhul kui patsient saab kahju, saaks sellest teavitada kindlustusandjat. Kõik need tegevused olid jäänud tegemata ja minu hinnangul ei olnud plaanis neid mitte kunagi teha. Volke lisab, et kliiniku juht esitas talle ka valeväiteid, kui ütles, et juhtumiga on kõik korras, ehk ravijuhtumil ei olnud kõrvalekaldeid. Ma võin käe südamele panna, et ma ei ole mitte kunagi valetanud. Ma ei valeta. Ma olen väga aus inimene ja mind väga häiris pressikonverentsi juures, et taas kord juhatus ignoreeris kõiki neid suuri süsteemseid murekohti, millistele probleemidele avalikust pöördumises on tähelepanu juhitud. Pärast vallandamisteadet laekus Sotsiaalministeeriumisse avalik kiri, millel oli alla kirjutanud 36 Lääne-Tallinna Keskhaigla töötajat. Kirjas juhitakse tähelepanu sellele, et kliinikus 74 arsti ametikohast on täidetud kõigest 44 ning et inimesed on ülekoormatud, väsinud ja ärevad. Veeruse sõnul on olukord jõudnud selleni, kus inimesed ei taha enam tööl käia ning on oma töökoormuse viinud nii väikeseks kui võimalik. Uskuge mind, selleks, et arstid pöörduksid avalikkuse poole, peab olema väga tungiv põhjus. See põhjus ongi see, et meie muredele ei ole absoluutselt reageeritud. Meie mureks on anestesioloogide nappus, meeskonnatöö lõhkumine. Meil on väga toksiliseks muutunud tööõhkkond. Kliinik on täies mahus mehitatud, see kohtade arv on jäänud vanast ajast, on ainult paberil. Nagu ma ütlesin, kliinik ei ole mulle minu 2,5-aastase staaži jooksul kordagi esitanud ettepanekut panna kuulutus arsti otsimiseks. Minu kindel soov on, et meie kliinikutes oleks nii hea töökeskkond kui võimalik. Meil on sinna pikk tee minna, kui me võrdleme ennast Soomega. Ja naistekliiniku töökeskkonna eest vastutab naistekliiniku juhataja. Volke sõnul kuulis ta nendest probleemidest esimest korda avalikust pöördumisest. Viimasel ajal on haiglast lahkunud ka mitu spetsialisti, kuid Volke sõnul pole need seotud tõstatatud probleemidega. Suures haiglas on loomulik, et osa inimesi liitub ja osa inimesi lahkub. Mingit suuremat lahkujate lainet ei ole olnud, kõik lahkunud spetsialistid on täna asendatud ja see kirjas toodud punkt kindlasti ei ole mingi probleem. Tallinna abilinnapea Riina Solman ei nõustu Lääne-Tallinna Keskhaigla suhtes pillutud kriitikaga. Tema hinnangul on see hoopis sotsiaalminister Karmen Jolleri poolt algatatud poliitiline protsess. Ma avaldan väga kahetsust, et sotsiaalminister sekkub personalipoliitikasse. Tunni jooksul on tal ühendus kõikide töötajatega, kes kusagil haiglates töötavad, nii juhtus see ka ju Tartus, nii on see ka nüüd siin, oli ka laste haiglas, et temal on oma inimesed kusagil, et see tundub mulle väga kummaline ja poliittehnoloogiline ja nüüd on ka Reformierakond veel sinna lõppu poliitilise avalduse teinud ja nõuab aru, et ma kutsun üles, et Reformierakond andke endale aru, et see ei ole valimiskampaania koht. Ma tõesti tahaks näha inimest, kes on suuteline panema arstid niimoodi
nagu ma ei tea, lihtsalt mingisuguste poliitiliste eesmärkide saavutamiseks tööle. Kui mina seda teeksin, siis ükski arst ei räägiks minuga enam vist mitte kunagi. Selleks, et tulla välja selliste pöördumistega, peab olema pikaajaline rahulolematus ja pikaajaline väga suur mure.